Minu nimi on Nikon Lidev ja me alustame koostöös Kristjaniga. Tal tekkis noorte ujuvtule teaduskonkursi kick-off esitlusega. Et põhimõtteliselt ma annan võimaluse Kristjanile ennast tutvustada. Kristjan, paari sõnaga palun tutvusta ennast. Tervist, mina olen Kristjan Tabri, töötan TalTechis meretehnoloogia professorina. Hariduselt olen küll laevaehitusinsener, aga ütleme, et ega meres asuvad tuulikud, eriti kui nad on ujuvad tuulikud, eks nad on laevadega päris sarnased. Ja selles antud ettevõtmises või antud teaduskonkursis siis mina selgitan teile natuke tausta, et mismoodi need tuulikud üldse meres käituvad ja kuidas nad meres siis püsti püsivad ja seal ujuvad. Ja siis, kui te kunagi basseini katsetame jõuate või kes teist basseini katsetame jõuavad, et siis ka kindlasti aitan seal basseini juures. Et seal kindlasti meil on ka natuke teisi inimesi, kes teid kaasa aitavad. Okei, tänud Kristjan. Ja minu nimi on Nikon Lidev, nagu ma ütlesin, ma olen ujuvtuulepargi arendusdirektor ja selle projekti juht, sellest avarapoolne juht. Et niisugune ujuvtuulepark, mis see on, et põhimõtteliselt ma tutvustan seda täna ka natukene, aga see on niisugune tuulepark, mis asetseb ujuv vundamendil ja toodab ka elektrit meretuulest. Et sellise arendustega me siin Eestis tegeleme. Et ka hariduselt natukene, et ma olen elektriinsener olnud, õpin erinevat pidi ka tänapäeval okeanograafiat näiteks ja juba doktorantuuris. Et haridus ka mitmekülgne ja olen erinevate taastuvenergeetika projektidega väga palju tegelen alates päikesest kuni meretuuleni välja. Ja kindlasti, nagu mis ma tahtsin esimese slaidi juures märkida, võib-olla te märkasite ka, et me teeme screenshotte nagu sellest nagu, mis me siin nagu oleme koos ja siis edasi ka nagu kui workshopid tulevad ja kui tuleb see lõppvõistlus, seal tuleb ka salvestus. Et seda me kindlasti jagame ka sotsiaalmeedias ja võib-olla nagu kui ajakirjanikud tulevad huvi, siis me kutsume neid hea meelega ka nagu meie seda konkurssi teadvustama. Et lõppkokkuvõttes võib jõuda ka see ka nagu näiteks aktuaalse kaamerani või kuskile sinna, et kui kellelgi nagu mingisugune vastukäiv asi on sellega, siis nagu palun öelge, et nagu te ei taha, et teid jäädvustatakse ja kindlasti andke sellest Maritele teada just selle emaili, mille kaudu oli te informeeritud, et täna see üritus meil toimub. Lähme edasi rahulikult, et ma püüan siin slaide vahetama, aga ta ei vahetu. Võtta. Ja, vahetus. Et noorte ujuvtuule konkurss siis sissejuhatuseks, et ta on loodud meil, et seda tutvustada teie koolinoortele taastuvenergeetika valdkonda natuke laiemalt, natuke praktilisemalt, et jõuaks vaadata ja puudutada neid osi, millega nagu suuremal skaalal merel ehitatakse vundamente nendele tuulikutele, tugeenidele ja selleks, et tulevikus, kui te oma teekonna elus hakkate valima, siis teeks seda mõttega ja arusaamaga nagu, kui te mingil määral valite inseneeria valdkonda, siis te nagu juba midagi nagu teaks ka praktilise poole pealt. Ja ka tutvustada muidugi neid võimalusi, mis meil Eestis on, et tegelikult ei piirdu neid võimalused lihtsalt koolipingiga,
meil on väga huvitavad kompetentsikeskused Eestis ja üks nendest nagu võtab sellest ürituses aktiivselt osa, aga sellest Kristjan hiljem räägib. Et täna räägime konkursi ülesehituses, meie suurepärasest arvutimängust, testimisest, finaalist, ajakavast ja lahendame ka igasugused nagu küsimused, mis ma arvan, tekkisid seoses meie konkursiga. Et kõigepealt tahaks alustada sellest fookusest, kuhu see oli suunatud, paari sõnaga juba võtsin seda kokku, aga ka siin slaidi peal on näidatud, et maailmas on võimalik toota kütusevabalt nagu elektrit tuulest, päikesest, merelainetest, jõgede voolust. Esimene taastuvenergia allikas Eestis oli Linnamäe hüdroelektrijaam circa 100 aastat tagasi. Tegelikult, kui rääkida tuulest Hiiumaal ja Harjumaal, tuulikud juba tootsid mingisugust kineetilist energiat ja sellest nagu talupojad tegid jahu, et see oli täitsa muistsel ajal juba inimesele teeniv energialiik. Et kuigi praegu nagu me kõik konverteerime elektrienergiaks ja ei ole ka nagu selline nagu teistmoodi ei ole ka see tuulik. Tuulik nüüd toodab mitte jahu, vaid elektrienergiat. Ja käesoleva ürituse fookuseks me võtsime just avamerel väga sügavates vetes piirkondades asuvad tuulikud. Seal nagu merepõhja ei ole võimalik kinnitada neid vaivundamente, et lihtsalt ei jätku nii palju tsementi, et seda üles ehitada ja lihtsam on palju ehitada mingisugune ujuv platvorm ja selle peale panna tuuliku. Sellepärast neid nimetatakse ujuvateks meretuuleparkideks. Põhimõtteliselt alustame struktuurist, ajakavast. Et esimene etapp tuleb online'is ja see hõlmab endast arvutimäng, virtuaalne eksperiment, see, millega me alustame juba homme. Et hiljem peale seda, kui Kristjan natuke tutvustab teile teooriat, ma näitan ka video, kuidas see arvutimäng hakkab välja nägema. Et teile jagatakse unikaalsed võtmed arvutimängule ja saate siis arvutimängu installeerida ja mängida ja saate ka selle eest punkte. Kes korjab kõige rohkem punkte, pääseb edasi teisele etapile. Teises etapis tutvustab Kristjan teile teooriat ja saate ka ujuki mudeli kavandada. Et me saadame teile näidismaterjale, saadame nagu ja tutvustame teooriat. Saate nagu paberi peal joonistada, ehitada, mõelda, mis lõpuks kolmanda etapi raames juba ametlikus suures mere laineenergia laboris, kus on olemas ka lainegeneraator, kus on olemas suur bassein, saate ehitada püsti seda ujuva vundamendi tuuliku jaoks ja katsetada seda basseinis. Sellel, kellel katset kõige edukamaks osutavad, see võidab ka peaauhinda. Et auhindadeks on meil kõigile finalistidele pandud kingekaardid ja peaauhind on suur Lego komplekt, mis niisugune energeetika temaatiline Lego komplekt, mida saab hiljem ka koolilaborites nagu kasutada. Et on nagu niisugune atraktiivne. Ja võidutööd ka näidatakse Kuressaare tänavafestivalil. See on iga-aastane festival, mis möödub suvel, mis
niisugune heas õhkkonnas tänavafestivalil saate oma ideed vahetada nagu spetsialistidega teile kõrvale jõuavad ka tõelised nagu meretuulepargi arendajad, et saate nendega ka mõtteid jagada ja vahetada ja näidata oma prototüüpi nii-öelda. Ja kindlasti oleme hea meelega tulemas teie kooliga rääkima meretuuleenergiast, et hiljem saame seda ka leppida. Et konkursnumbrites praegu, et meil on 6 võistkonna välja kujunenud, et millest 3 võistkonna pääsevad finaali arvutimängu alusel, et üle Eesti. Et jah, nii ta on. Aga korraldajatest rääkides, nagu ma juba põgusalt puudutasin Avara tuuleparki, et meil on niisugune mereala planeeringu kohaselt Saaremaast 60 kilomeetri läänest asuv ainuke Eestis avamere tuule innovatsiooniprojekt. Aastaks 2033 sellest saab 900 megawattilise võimsusega iseseisva Eesti suurim uus elektrienergia tootmisrajatis. Prantsuse arendaja Oxan koostöös Snow Finance ettevõttega ja Ocean Connect Energy ettevõttega, mida ma esindan ka, arendame seal seda tuuleparki. Ja praegu uurime keskkonnamõjude hindamised, et niisugune protsess on käimas. Keskkonnamõjude hindamine tähendab seda, et me vaatame, et mitte ükskile liigile, kas arvatud ka inimene, kas arvatud ka igasugused nagu tööd või tegevused juures, näiteks laevad, teed, näiteks kalamehed, näiteks juures asuvad asulad, ei saaks nagu kannatada tuulepargi pärast. Kas müra või nagu mingisugune, et ei leviks, et me kindlasti kõik need asjad saame hinnatud ja valitsusasutustele esitatud ja nemad võtavad lõpliku otsuse, kas tuulepark sündib või mitte. Et see on väga pikk ja ametlik protsess selleks, et nagu vältida igasugused pahandusi hiljem. Aga nüüd ma annan sõna Kristjanile, et Kristjan tutvustab TalTechi osa selles projektis. Kui ma meeleti näitaksin enda ekraanilt, ma juba võtsin jagamise üle, et siin mul on natuke mugavam. Et loodetavasti endiselt kõigil on näha slaidid. Et jah, et mina siis esindan Tallinna Tehnikaülikooli, mis on siis Eesti ainus tehnikaülikool ja loomulikult rahvusvaheline tehnikahariduse lipulaev, et tehnikaalast kõrgharidust siis ainsa ülikoolina anname. Ja loomulikult ülikool tegeleb mitmetes valdkondades, tehnoloogia hariduses, loodusteadustes, täppisteadustes, sotsiaalteadustes ja ka terviseteadustes. Ja loomulikult alati oleme ka avatud uutele ideedele. See konkurss, seda toetab nüüd Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž, mille alla kuulub ka see meretehnoloogia kompetentsikeskus. Ja kolledž ise siis füüsiliselt asub Saaremaal ja ta on osa inseneriteaduskonnast. Et seega kolledž ka tegeleb peamiselt inseneeriaga seotud teemadele ja nii meie haridus kui ka õppetöö ja teadustöö peamiselt keskendub siis merenduse, sinimajanduse ning sellega seotud insenerihariduse ja teadustöö läbiviimisele. Võib-olla kui teil tekib küsimus, mis on sinimajandus, siis sinimajandus üldiselt Euroopa definitsioonis sisaldab 7 erinevat sektorit ja need kõik 7 sektorit on siis mereliste tegevusega seotud, et need on alates taastuvast energeetikas kuni rannikuturismini ja sinna vahele jäävad siis kalad, laevad, merepõhjas olevad maavarad,
laevaehitus, laevaliiklus, sadamate teenused, kõik sellised asjad, et sinimajandus mõisten on suhteliselt lai. Aga nüüd sellel ettevõtmisel meil on abiks TalTechi meretehnoloogia kompetentsikeskus, mis on siis Kuressaare kolledži all olev teadus- ja teadusarendusüksus, mis siis toetab Eesti meremajanduse konkurentsivõimet, teeme koostööd ettevõtetega, teeme koostööd teiste ülikoolidega, ikka selleks, et meie ettevõtetel oleksid head ja kõrgetasemelised tooted ja teenused ja ka meie õpilased, kes majast välja tulevad, oleksid hästi ettevalmistatud tööeluks. Me asume Kuressaares ja Nikon rääkis ka sellest tuulepargi alast, et see nüüd antud pildil on siin see ruuduline ala, et ta on jah, suhteliselt kaugel maismaalt, suhteliselt kaugel meres ja suhteliselt sügavas meres ja tänu sellele sinna ongi siis vaja neid ujuvaid tuulikuid, kuna see meresügavus on nii suur. Aga nagu näha siin Saaremaa ümbruses ja ka Riia lahes on neid planeeritavaid alasid, kuhu avamere tuuleenergeetikat plaanitakse päris palju. Kompetentsikeskus asub selles hästi pikas majas, ta on musta värvi maja. Miks ta on nii pikk? Ta on nii pikk sellepärast, et seal majas on meil ka katsebassein, kus me teeme laevamudelitega katseid ja kus ka siis teie oma ujuvaid tuulikuid katsetate. Et siin natuke seda basseini on ka näha, et tõenäoliselt on tegemist Eesti kõige pikema basseiniga. Selle basseini pikkus on suhteliselt suur, see on 60 meetrit pikk, see on 5 meetrit lai ja 3 meetrit sügav ja mida seal basseinis siis peamiselt katsetatakse, ongi selliseid laevade vähendatud mudeleid, et katseliselt enne kui see laev valmis ehitatakse, saada aru, et kuidas see laev käitub, milline takistus on, kui palju ta lainetes liikuma hakkab, kõik sellised asjad. Ja ma ilmselt selle tänaselt ürituselt peangi natuke parem ära lahkuma, et ühtede prantslaste ja lätlastega arutada ühte järgmist mudelkatset, mida me siin basseinis tegema hakkame. Siin peaks olema kirjas materjalilabor, aga siin on nüüd eestindamise kopi ja peisti viga. Meil on päris palju seadmeid, et erinevaid materjali katsetada erinevates tingimustes. Samuti mitmed erinevad 3D printerid, skännerid, asjad, et kui me tahame kiiresti mingi 3D detaili luua, näiteks meil on mingi detail olemas, me skaneerime ta sisse, paneme selle printerisse ja prindime välja. Et tänapäeval sihuke kiirprototüüpimine on päris tähtis võimekus, mida sellistes arendustegevustes kasutada. Ja loomulikult on meil ka väga palju erinevat tarkvara, millega meres olevad konstruktsioone, süsteeme, mehhanisme ja kõike seda analüüsida. Aga natuke, kuna te nüüd siin kohe lähipäeval hakkate neid tuulikuid projekteerima selle arvutimängu kaudu kõigepealt, siis ma natuke räägin ka tuulikutest, et miks nad üldse, kuidas nad üldse veepinnal ujuvad ja püsivad ja miks nad seal ümber ei lähe. Et ujuvad tuulikud tegelikult on hiiglaslikud, nad võivad kaaluda 1000 tonne ja olla Tallinna teletorni kõrgused isegi veel kõrgemad. Ja sellised suured ja väga kõrged konstruktsioonid peavad seal vee peal ka püsti püsima. Samas võite ette kujutada, kui meil on selline 150-200 meetrit kõrge torn seal mere peal, kui meeletu koormusega tegelikult tuul ja lained teda mõjutavad. Et kuidas see siis on võimalik, et selline konstruktsioon, ta ei ole põhjas kinni, kuidas on see võimalik, et ta seal püsti püsib ja seal ujub. Ja üldiselt seda selgitavad meile 2 teemat. Need on ujuvus ehk miks ta ujub, inglise keeles seda kutsutakse buoyancy'ks ja püstuvus, inglise keeles stability. Ilmselgelt üks räägib sellest, miks ta üldse pinnal püsib ja teine räägib sellest, miks tuulikud pinna all püsti püsivad. Et miks siis ujuvad tuulikud põhja ei vaju? Ja loomulikult selle vastuse meile annab Archimedese seadus, millega ta võib-olla olete füüsikatunnis juba kokku puutunud. Ja Archimedese seadus ütleb meile seda, et kui meil on
vee alla mingi keha surutud, siis loomulikult, kui me paneme selle keha vette, siis ta lükkab oma teelt mingi osa vett ära, sest sinna vette läheb asemele see keha. Siis nüüd sellele kehale mõjub üleslükkejõud ehk jõud, mis üritab teda veest välja suruda või vees ujumas hoida, mis on täpselt sama suur kui selle veemass, mille see keha oma teelt ära lükkas. Ehk kui me näiteks surume 1 kuupmeetrise keha, meeter korda meeter korda meeter, ikka selline paras tükk. Kui me selle 1 kuupmeetri suuruse keha vee alla surume, siis see tähendab, et selleks, et sinna vett ära mahtuda, see keha on pidanud 1 kuupmeetri vett oma teelt ära lükkama. 1 kuupmeeter vett, kui me räägime magedast veest, kaalub ligikaudu 1 tonni. Ehk see 1 kuupmeetrist keha üritab nüüd see vesi ülespoole suruda 1 tonnise jõuga, sest see keha lükkas selle 1 kuupmeetri ehk 1 tonni vett oma teelt ära. Ja kui me vaatame, näiteks ütleme meil on siin tuulik, mille mass on 1500 tonni, siis selleks, et see tuulik ujuma jääks vee pinnale, peab tal vee all olema ruumala, mis ilma, et see tuulik ära upub, suudaks turvaliselt nii-öelda 1500 kuupmeetrit vett oma teelt eemale tõugata. Jällegi, kui me räägime magedast veest, kui me räägime soolasest veest, siis see ruumala on õige natuke väiksem, sest soolase vee tihedus on natuke suurem. Me saame sama massi kätte veidi väiksema ruumalaga, aga põhimõtteliselt on see pilt selline. 1500 tonni tahame vee peal hoida, meil peab olema vee all 1500 kuupmeetrit ruumala, mis kusagilt ei leki, kusagilt ei voola vett sisse, sihuke õhukindel ruum seal vee all, mis seda tuulikut ujumas hoiab. Aga ütleme, et see tuulik ujub. Aga miks see pikali kuku? Et see on teine suur osa tuulikute kui ka laevade projekteerimisest. Sest meil ju mõjuvad selle konstruktsioonile lained ja tuul, mis võivad tekitada seal 100 tonne jõudu, mis üritavad seda konstruktsiooni pikali lükata. Ja loomulikult, kui see tuulik on halvasti projekteeritud, siis tegelikult ta võiks ka pikali kukkuda. Ja kui me nüüd räägime sellistest ujuvatest konstruktsioonidest, siis meil väga suurt tähtsust omavad 2 punkti. Üks neist on raskuskese ehk see punkt, kui me kõik selle konstruktsiooni raskuse koondaks sinna punkti, siis kus on see kese, kuhu me selle raskuse peaksime koondama. Kui te kujutate ette joonlauda, panete sõrme peale ja ta jääb teil sõrme peale püsima, siis te olete oma sõrme pannud selle joonlaua raskuskeskmesse. Raskuskeskmesse mõjub gravitatsioonijõud ehk jõud, mis üritab seda tuulikut allapoole liigutada ehk vee sisse vajutada. Teine tähtis kese on ujuvuskese. See ujuvuskese on selle tuuliku veealuse ruumala kese. Ehk kui meil on mingi keha, siis selle ruumala keskpunkt on tuuliku ujuvuskese või selle ruumala ujuvuskese. Ja sinna punkti nüüd efektiivselt mõjub see jõud, vee üleslükke jõud, mis üritab seda tuulikut siis tagasi vee peale lükata. Ja loomulikult pinnal ujumiseks nii see raskus kui ujuvusjõud peavad olema täpselt võrdsed ja nad peavad olema ka tegelikult tasakaalu asendis ühes asukohas. Ja üldiselt, miks tuulikud püsti püsivad? Nad püsivad püsti tänu sellele, et neil on suhteliselt madal raskuskese ja nende alus on piisavalt lai, mis aitavad, kui see tuulik natuke viltu läheb, aitavad selle tuuliku püsti tagasi liigutada. Et kui me vaatame näiteks hästi väikese, ütleme see siin alumine kast, meil on see veealune ruumala. Kui meil nüüd see tuulik läheb meil viltu, siis see tõstejõud loomulikult on meil siin olemas, raskusjõud meil on ka olemas, aga see tõstejõud efektiivne punkt
see veealuse ruumala kese, kui meil konstruktsioon läheb viltu, siis see ruumala kese nihkub natuke ühe külje peale. Sellepärast, et meil ühest poolt tuleb natuke ruumala välja ja teisel pool tuleb natuke ruumala juurde, kui meil konstruktsioon läheb kaldu. Siis see ruumala kese peaks nihkuma ja ta peaks nihkuma selliselt, et meil nüüd nendest kahest jõust tekiks meil nii-öelda moment, mis üritab seda konstruktsiooni püsti tõsta. Kui see alus on hästi kitsas, siis see ruumala keskmel pole suurt mitte kusagile nihkuda. Ja kui te praegu kujutate ette, et siin meil on allapoole suunatud jõud ja siin meil on ülespoole suunatud jõud, tuulik läheb kreeni ja need jõud pigem üritavad teda veel edasi pikali keerata. Ehk suhteliselt kehva konstruktsioon. Meil on raskuskese päris kõrgel, ujuvuskese on hästi väikse alaga piiratud, sest meil kusagil külje peal pole ruumala sellel ujuvuskeskmel nihkuda. Kui meil see ujuvkonstruktsioon siin all on laiem, mis see tähendab, et ühtepidi toob meie raskuskeset natuke allapoole ja samuti kui see tuulik läheb nüüd viltu, siis meil nüüd see osa, kuhu poole ta viltu läks, jääb rohkem vee alla ja teine osa kerkib veest ülespoole. Ehk see veealuse ruumala kese, kuna meil ruumala on muutunud, see veealuse ruumala kese nihkub meil külje peale piisavalt palju ja kui te nüüd kujutate, et see punane jõud liigub allapoole, see jõud liigub ülespoole ja ilmselt üritab seda tuulikut ikka püsti tagasi tõsta. Samas need jõud on ikkagi üksteisele päris lähedal, mis tähendab, et see jõud, millega ta üritab püsti tõsta, on suhteliselt väike ja järelikult tegelikult see tuulik liiguks edasi-tagasi alati päris palju. Ehk ka võib-olla see disain, kus see aluse laius pole piisavalt lai, ei ole tegelikult nüüd hirmus hea disain. Palju parem disain on selline, kus see alus on palju laiem, kui see tuulik läheb meil viltu, meil see ujuvuskese saab piisavalt külje peale nihkuda ja see moment, millega seda tuulikut üritatakse püsti keerata, muutub palju suuremaks. Et kui meil on see disaini töötuba, siis me räägime sellest ka natuke põhjalikumalt. Eks see disain oleks juba päris hea. Meil on siin all päris palju massi, päris palju raskus, mis tähendab raskuskese on meil suhteliselt all. Sellel ujuvuskeskmel, kui see tuulik läheb kreeni, on ruumi päris palju liikuda ja ta keerab selle tuuliku kenasti uuesti püsti. Aga üldiselt see püsti keeramisjõud on seda suurem, mida kaugemal ta nüüd selle tuuliku keskpunktist on. Tegelikult see osa, mis siin keskel on, see tingimata isegi väga efektiivselt ei tööta. Et meile meeldiks, kui see ruumala, mis seda tuulikut vee pinnal hoiab, oleks võimalikult kauge. Ehk näiteks veel parem disain võib-olla võiks olla hoopis selline, meil siia keskele pole vaja seda ruumala nii kangisse panna. Liigutame selle ruumala hoopis võimalikult kaugele servadesse ja siis sellega me saavutame veel stabiilsema tuuliku, mis võib-olla nii kangisse meil üldse kõikuda ei taha. Aga loomulikult siin nüüd tekib ka küsimus ka nüüd selles konstruktsioonis, selles kogu raskuses. Võite ise ette kujutada, et siin on 1500 tonni allapoole, siin meil on vee tõstejõud, et ilmselt siin koormused nendes ühenduskohtades lähevad väga suureks. Ehk ega sellise tuuliku projekteerimine on alati selline balansi leidmine, et kus on see ruumala, millised jõud seal tekivad, kui palju see tuulik liikuma hakkab, et seal neid nagu paljudes inseneri probleemides tuleb leida selline kompromiss selle püstuvuse, massi, maksumuse, kõigi selliste teemade vahel. Ja seda kõike te saate selle arvutimängus harjutada ja katsetada. Et Nikon, kui kellelgi praegu küsimusi pole, siis ma pakuksin ekraani sulle tagasi. Ja suured tänud, Kristjan. Suured tänud, nagu te mõistsite, Kristjan on meil meretehnoloogia professor ja saab teid tulevikus nõustada ja võib-olla kunagi, kui te astute õppima TalTechi Kuressaare kolledžis ja satute juba Kristjani loengutesse. Loodetavasti, jaa. Aga edasi räägin mina, ma püüan nüüd jagada järgmist slaidi. Kas mind on jälle näha? Jaa, on näha. Väga hea.
Et ja, selleks, et nagu katse-eksitusmeetodil õpiks, kogeks neid võimalusi, kuidas on võimalik tuulikut püsti hoida ilma selleta, et ta ümber kukuks, oli meie ettevõtte poolt nagu teise ettevõtte abil välja töötatud niisugune Wind Turbine Constructor, mis kujundab endast simulatsioonimängu, kus mängija tegutseb insenerijana ja projekteerib stabiilse ujuvtuulepargi platvormi. Et selle eesmärk on luua selline platvorm, täpselt samamoodi nagu Kristjan praegu seletas, mis püsib, mis ei kuku ümber. Selles mängus on 3 etappi ja iga etapi mõte on see, et ilm läheb keerulisemaks. Tuul puhub ja lained on kõrgemad. Ja iga etapp nagu need jõud, mis mõjutavad seda tuulikut, hakkavad püüdma seda tuulikut ümber kukutama nagu reaalses elus. Et praegu me ka meie insenerid taustal lahendavad samalaadsed ülesanded, et püüavadki leida sellist balanssi, mis Läänemere tuul ei suuda ära katkestada ja rikkuda, et tuulik püsiks nagu 30 aastat. Siis te saategi nagu esimest katsetuse ja muidugi korjate ka punkte selle eest. Ma praegu panen ka videot, et näitlustikkuda minu sõnad, oota, kus see Window Media Player, jah. Nüüd te peaksite videot nägema, et niisugune see mäng hakkab olema. Isegi häält mingisugust teeb, aga me paneme seda häält nagu miinimumini. Et te saate, nagu ma ütlesin, individuaalsed koodid ja saate hakkama ehitama sellist platvormi. Et siin konstruktori mõttes on kõik lihtsaks tehtud. Siin on maksumused. Iga plokk nagu maksab mingisuguseid andmuspunkte, mis maha arvutatakse lõpus. Nendest punktidest, mis te olete nagu korjanud selle tuuliku püsivas hoidmise raames. Et on 3 plokki, üks lükkab nagu tuuliku ülesse, teine nagu lükkab nii-öelda stabiliseerub seda konstruktsiooni ja lükkab tuuliku alla. Ja 3. on puhas niisugune tühi plokk, mis annab võimaluse nagu ilma igasuguste liiguvuseta nagu konstruktsiooni laiemaks tõmmata. Et nagu te näete, nagu roheline lükkab üles, kollane lükkab alla, nagu see tühi ei tee mitte midagi praegu, ta lihtsalt paneb neid rohelisi siia ümber niisama. Ja kohe me vaatame, mis siis juhtub, kui ta nagu seda simulatsiooni nagu juhtuma laseb. Et see on see esimene tuul enam-vähem ei ole, aga tema konstruktsioon nagu ei püsinud vees ja tuulek kukkus ümber. Kuigi nagu panen natuke kiiremini seda, et nüüd nagu see tegija käitub natuke suurema mõttega, et ehitas parema platvormi nagu niisuguse umbes keskmisse. Siis see nagu tuulik nagu püsis vees nagu natukene kreeni minemata. Aga tänu sellele, et ta võttis palju blokke nagu, läks 300 punkti maha. Et tuleb leida see bilanss.
et väga vähe plokki kasutades jõuda sama tulemuseni. Aga sama disain näiteks juba teises selles levelis nagu juba ei püsinud. Et tuli kukkus ümber, tuleb midagi muud teha. Ja põhimõtteliselt selline mäng see ongi, et hakkate seda nagu katsetama. Katsetamiseks on teil aega. Saate jõuda disainini, mis teid rahvale jätab ja mis teile meeldib ja lõpuks nagu punktisummani, mis teie arvates nagu on maksimaalne ja millega te pääsete või ei pääse finaali lõpuks. Et siis me hakkan edasi rääkima. Ja nüüd peab see esitlus tagasi olema. Ja, et ajajoon. Täna meil on see avakohtumine ja homme juba algab see esimene etapp arvutimäng. Et homme päeva lõpuks ma edastan teile, meie edastame teile arvutimängu koos isiklike nagu paroolidega igale osalejale meili teel. Ja siis saate alustada mängida. Mängimiseks on teil umbes nädal aega, 11.03 kell 12. Tulemused lähevad lukku. Et peale seda me hindame, valime neid meeskondi, kes pääsevad edasi. 16. märtsil levitame seda sõnumit, kes edasi on pääsenud. Edasi juhtub disain töötuba professor Kristjaniga, mida juhib TalTech ja mille tähtajaks on 17.03 kell 15. See algab. Siis toimub ka teine etapp, mis hõlmab ennast uiki kavandamist ja ehitamist. Me kaasneb ka veebipõhine nõustamine meie poolt ja samas nagu me levitame ka materjalide eksemplarid, et te saaks nagu aru, missuguste materjalidest te hakkate ehitama. Et me ei levita nagu kogu materjalipaketti. Kogu materjalipakett hakkab teid ootama finaali selles nagu Kuressaare vägilaevade kompetentskeskuses nagu ettevalmistatuna 3 meeskonnaks. Aga nagu materjalide näidised jõuavad teie koolidesse ja saate nagu paberi peal juba oma ideaalse ujuki disaini nagu kokku panna. Ja siis testida seda selle võistluse päeval. Võistluse päeval saate teda testida. Logistika poole pealt nagu veel paar kommentaari, et nagu ma ütlesin, ligipääsukoodid individuaalselt me jagame. Kes kõige rohkem punkte kogunud meeskonnad pääsevad teisele etapile. Nende seast valitakse välja 3 finalistide meeskonda. Pärast teise etappi töötaja läbimimist saadame näidismaterjalid, nagu ma ütlesin. Ja siis 3. märtsi varahommikul hakkavad meeskonnad liikuma kompetentsikeskusesse. Kompetentsikeskus sel päeval on avatud kell 1 kuni kell 5 ja isegi nagu natukene peale seda. Et seal kõik on juba nii nagu võistluspäeval on olemas. Et see on tehtud selleks, et te nagu tuleks sinna, ladustaks oma materjalid nagu niimoodi juba nagu te saaks nagu et te saaks nagu juba aimu, kust mis tuleb, nagu küsiks, sest me oleme ka seal juures, et anda kommentaare, et kõik nagu järgmisel päeval kõik juhtuks väga sujuvalt, et ei oleks mingisuguseid takistusi ja me suudaks nagu selle õhtuga lahendada ka äkki mingisugused isiklikud või nagu meeskonda isiklikud probleemid.
Me katame majutuse ja reisikulud ja kui reisite autoga, siis hüvitame ka kütuse ja praamikulud ja marsruutidel, kõige kaugemal marsruutidel, need Ida-Viru, Kuressaare ja Nõu Kuressaare on eelistatud liikumisviisika auto, et nagu siis joome. Aga sellest nagu saame ka nagu grupijuhtidega eraldi ka suhelda. Et kõikidel on Marite e-posti aadress olemas. Kindlasti nagu selle aadressi kaudu jagati ka infot võistlust kohta ja jagatakse ka edasi. Et kindlasti saate pöörduda ja küsida, kui midagi veel arusaamatuks jääb ja veel sellega nagu me oleme lõpetanud ja kindlasti nagu kutsun teid praegu küsida nagu, kui midagi nagu jäi arusaamatuks. Kui kindlasti hiljem saate ka kirjutada, aga nagu praegu on see hetk, kui me oleme kõik koos siin ja saab ka nagu vastust otse mult, meilt. Marite on siin minuga ja kõik teised. Kuidas tundub? Siin korraks võib küsida ka. Muidugi. Täpsustan üle, et kuidas need punktid nüüd need noored koguvad, et siin oli öeldud, et seal teisel etapil siis simulatsioonimängus nad koguvad punkte, aga kas need punktid kogunevad sellest, et kui soodsalt nad selle ehitavad või see, kui palju nad on proovinud seda või kuidas see punktid siis moodustuvad? Ja, põhimõtteliselt on seal kaks parameetrit, põhilist parameetrit, nagu mille, no nagu ma selles videos näitasin, võib-olla nagu halvasti seletasin juurde, aga proovin veel korra. Et seal on kaks parameetrit, nagu, mis mängivad suurt rolli. Et see, kuidas tuulik seisab, kui nagu püsti asendis, vastavalt sellele, et esimesel etapil nagu tuult ei ole, teisel, kolmandal nagu on tuul ja lainetus. See kõik nagu püüab seda tuulikut lükata, püüab seda ümber lükata. Ja nagu siis see deviation ehk nagu see kalduvus tekitab mingisugust nurka, milles nagu ka punktid maha lähevad. Ja teine nagu koht on jah, see maksumus, et iga plokk midagi maksab. Seal täpselt nagu ploki juures on kirjutatud selle maksumus nagu punktide ees. Et mida vähem materjali nagu kasutad, seda rohkem punkte säilitad. Miks ma ütlesin katse-eksitusmeetodil, sest nagu katsete arv ei ole piiratud. Saate katsetada nii palju, kui saate, nagu kirja läheb kõige parem tulemus. Aga jah, samas nagu aeg on piiratud nagu 6 päeva, samas nagu jah, lõpuks plokkide arv on ka seal nagu piiratud, aga no ta on piiratud teie kogu punkti summaga, et nagu lõppkokkuvõttes, kui te kasutate kõik plokid ära, siis nagu punktide summa on 0, sest nagu te olete kõik plokid ära kulutanud nii-öelda. Nii lihtne loogika see on, et maksab tuuliku nagu plokkide eest punktidega, tulemuspunktidega. Ja nagu veel nagu selline nagu dimensioon, et ta peab seisma esimene, teine ja kolmas etapp, et nagu ta järjest nagu pääseb teisele etapile. Siis kui ta kukub teises etapis, siis sa pead nagu midagi muud tegema nagu esimeses etapis, et nagu kas ploki juurde lisama või ära võtma. Siis ta nagu, et järjest nagu ilm muutub halvemaks ja tuulik püüab ümber kukkuda. Et jah, et need etappide erinevus siis on see, et nagu need meretingimused muutuvad, on ju järjest karmimaks. Ja ma võin nii palju öelda, et kui te oma tuulikutega basseini jõuate, et siis me seal ka tegelikult seal basseinis ka seal katsebasseinis me saame ka laineid genereerida ja seal me ka genereerime 2 erineva raskusastmega laineid ja vaatame, kui palju see tuulik nende lainete käes siis liigub.
mida vähem ta liigub, seda parem ja stabiilsem ta on. Aga teistpidi jällegi me vaatame ka seda, kui raske ta on, et mida kergem, seda parem, sest üldiselt mida raskema asja te ehitate, üldjuhul seda kallim see konstruktsioon ka päriselus on. Just. Nii, aga mina pean nüüd kahjuks lahkuma, et kas minul on veel mõnda küsimust? Aga kui ei ole, siis mina omalt poolt ütlen, et head digitaalset projekteerimist kõigepealt ja loodetavasti kohtume paljudega teiega esmalt seal disaini töötoas ja siis märtsi lõpus juba füüsiliselt koha peal. Et suured tänud minu poolt. Suured tänud, Kristjan. Nägemist. Kas on veel küsimusi? Kas mingi logistika